Tere! Täna me räägime ühest veidrast rahvast, keda võib pidada väga paljude asjade leiutajaks. Ja see rahvas on sumerid. Sumerid on selline rahvas, keda tänapäeval enam ei ole, aga muistsel ajal nad elasid Mesopotaamias. Nagu ma juba eelmises videos jõudsin mainida, siis sumeritel ei olnud ühte suurt riiki, vaid palju linnriike. Linnriik tähendab sellist riiki, mille keskmes on üks linn ja lisaks kuulub sinna veel natuke maapiirkondi linna ümbruses. Et näiteks Eesti on tavaline riik, ei ole mingi linnriik. Meil on mitmeid linnu ju, Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu ja nii edasi. Aga linnriik on üks linn ja selle lähiümbrus, nii et see on üsna pisike riik. Tänapäeval on ka selliseid riike maailmas olemas, näiteks Monaco ja Singapur on linnriigid. Sumerite linnadel olid sellised huvitavad nimed nagu Uruk, Nippur, Kish ja nii edasi. Ja need linnad olid omavahel konkurendid selles mõttes, et iga linnriik püüdis teistest üle olla ja teiste põllumaid või lausa terveid teisi linnriike enda võimu alla saada. Samas nad rääkisid ühte sama keelt ja neil oli sarnane kultuur, nii et sumerid olid üks rahvas, aga neil oli palju erinevaid väikseid riike. Samasugust olukorda, kus on üks rahvas, aga palju väikeseid linnriike, näeme hiljem ka Vana-Kreeka linnriikide puhul. Aga millised need sumerite linnad välja nägid? Linna keskel oli tavaliselt tempel ehk tsikuraat. Tsikuraat. Linna keskel oli tavaliselt tempel ehk tsikuraat. Tsikuraadid nägid välja sellised, natuke nagu püramiid või astmikpüramiid. Siin vanade idamaade teemas me õpime ka Vana-Egiptuse tsivilisatsiooni, kus on samuti püramiidid. Arvatakse isegi, et egiptlased õppisid või siis said vähemalt inspiratsiooni oma püramiidide ehitamiseks sumeritelt. Aga siis ehitasid ise veel suuremaid ja uhkemaid. Suur erinevus Egiptuse ja Mesopotaamia vahel seisnes selles, et kui Egiptuses ehitati püramiide vaaraode hauakambriteks ja need asusid kõrbes, kus inimesed ei elanud ja mida peeti surnute maaks, siis Mesopotaamias olid tsikuraadid templid, mis olid linna keskel ja kus preestrid nii-öelda suhtlesid jumalatega. Ja üks põhjus, miks Egiptuse suuri püramiide on tänapäevalgi näha, aga Mesopotaamia tsikuraatidega nii hästi ei ole, siis asi on selles, et Mesopotaamias ehitati need kõik mudatellistest, mis aja jooksul kipuvad lagunema. Aga Egiptuses ehitati mõned püramiidid ikkagi päris kiviplokkidest, mis säilivad paremini. Igal juhul seal linnas templi juures oli turg ja ümberringi olid 1-2-korruselised majad, kus inimesed elasid. Ja linnad olid ümbritsetud müüridega ja nendest väljaspool olid põllud. Suur osa põldudest kuulus templile, et põllumehed lihtsalt töötasid nendel põldudel, aga viljasaak läks siis templi viljasalvedesse, kust preestrid maksid välja siis viljasaagina palka nii nendele põllumeestele, kes olid selle vilja toonud, kui ka käsitöölistele, kes aitasid neid templeid ehitada ja kaunistada. Ja lisaks veel ka sõduritele, kes aitasid riiki kaitsta. Sumerid paistavad ajaloos silma sellega, et kuna nad olid üks esimesi kõrgkultuure, siis nad on väga paljudes muudes asjades ka esimesed. Nad on avastanud või leiutanud hästi palju asju. Näiteks kiri, ratas, potikeder, matemaatika, astronoomia, niisutussüsteemid, tellistest ehitamine, purjelaevad, adrapõllundus ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Nendest nii-öelda leiutistest võiks lähemalt tutvustada kirja, sest sumeritel oli selline omapärane kirjasüsteem nagu kiilkiri. Asi oli selles, et neil oli kombeks kirjutada savitahvlitele. Kui meil on kombeks kirjutada paberile ja tänapäeval üha enam üldse digitaalselt, siis sumerid kirjutasid savitahvlitele. Ehk siis võeti pätssavi, vormiti savist selline tahvel ja siis nii kaua, kui see savi oli värske, vajutati pilliroost pulgakesega sinna märke sisse. Ja need märgid, mille pilliroog jättis, olid sellised kolmnurksed või kiilukujulised, sealt tulebki nimi kiilkiri. Ja niimoodi kirjutatigi tahvel täis ja siis see kuivas kõvaks. Ja neid oli väga hea säilitada, neid on tuhandete viisi säilinud ka tänapäevani. Arheoloogid on neid üles kaevanud ja uurinud ja sealt me suuresti teamegi muistse Mesopotaamia kohta. Ja see kiilkiri oli siis segu silpkirjast ja mõistekirjast ja nüüd tuletame meelde, mida me riikide teemas juba selle kohta oleme õppinud. Ehk siis seal oli mõningaid märke, mis tähistasid mõnda mõistet, aga enamik märke tähistas silpe. Igal juhul on oluline teada, et see ei olnud tähestikkiri. See ei olnud nii, et üks märk oleks sama, mis meil üks täht, vaid pigem nagu üks silp või isegi üks sõna. Igal juhul sumerid olid esimesed, kes kiilkirja kasutama hakkasid, aga hiljem kasutasid seda ka kõik teised Mesopotaamia rahvad. Ja siis olid leiutistest veel ratas ja potikeder. Kujutage ette, enne sumereid polnud keegi välja mõelnud sellist lihtsalt asja nagu ratas.
ega looduses ju rattaid ei ole, eks ole, see tuligi inimestel välja mõelda. Varem oli nii, et kui oli vaja midagi rasket kanda, siis seda sai ainult tassida. Kas siis tassisid inimesed või tassisid loomad või seal, kus oli vett, sai näiteks paadiga vedada. Aga nüüd, kui ratas leiutati, oli ju võimalik ehitada vankreid ja nendega sai mööda maad juba päris suuri koormaid vedada. Ja kui me mõtleme enda ümber tänapäeval, siis ilma ratta leiutamiseta poleks autosid, poleks ronge, poleks jalgrattaid, poleks ratastoole, poleks lapsevankreid. Neid asju muidugi sumerid ise välja ei mõelnud, aga ilma ratta leiutamiseta poleks ükski neist järgmistest leiutistest olnud võimalik. Ja rattaga on seotud ka potikeder. Algselt valmistati savipotte täiesti käsitsi. Tehti savist mingid tindid ja siis vajutati need savipotiks kokku. Aga potikeder oli siis põhimõtteliselt selline ringi või rattakujuline latakas, mida sai keerutada. Ja sinna peale pandi portus savi ja lükati sellele potikedrale hoog sisse. Ja siis sai kätega anda sellele savitükile väga kiiresti väga täpne savipoti kuju. Ehk siis tänu sumeritele sai keraamikat palju kiiremini ja parema kvaliteediga valmistada. Nii palju siis sumeritest. Aitäh vaatamast, kohtume varsti jälle.